Mis on Elava raamatukogu projekt? Elav raamatukogu toimib tavalise raamatukogu põhimõttel, kuid traditsioonilise paberraamatu või siis e-raamatu asemel on elavad inimesed ehk siis elavad raamatud. Ja elavateks raamatuteks võivad siis tulla erinevad põnevad inimesed, kes räägivad siis oma elust, tegemistest, koolist, organisatsioonist ja nii edasi. Ja neid elavad raamatuid on olnud tõesti väga erinevaid. On selliseid, kes on tuntud oma näo või hääle poolest, aga on neid ka, kes võib-olla käivad raamatukogus igapäevaselt ise raamatud laenutamas. Ja, et tõesti elavate raamatute hulgas on olnud väga palju erinevaid elavaid raamatuid ja et on meie lugejate hulgast neid olnud, aga on ka vahetusüliõpilasi näiteks USA-st, Keeniast, Slovakkiast, Poolast ja nii edasi. Kas valik tehakse sellel põhimõttel, et mis noortele võiks meeldida või valivad raamatukogu töötajad ise, mis nad arvavad, et võiks meeldida? No kohati on see, et mis raamatukogu töötaja arvab, aga me püüame ikkagi mõelda selle peale, et mis võiks noortele meeldida, et püüame siia kaasata nooremaid inimesi, vanemaid inimesi, et oleks tõesti kaetud erinevad eluvaldkonnad ja kas siis noortel oleks abi tulevikus õpingutel või siis ka eriala valikul neist. No kindlasti on põnevaid erialasid, mis kohe on palju huvitavamad, et tegelikult võib ju ka koristaja töö olla väga huvitav. Jaa, et miks mitte, aga seda me veel ei ole nagu võtnud kasutusele. Et küll on olnud aga meil kriminaliste, lauljaid, näitlejaid, Keskkonnaametist on esindajad olnud, õpetajad. Nii et on erinevaid olnud. Elav raamatukogu on tegutsenud Tartu linna raamatukogu kõikides harukogudes. Jaa, et tõesti 2010. aastast on kirjandusfestivali Prima Vista raames toimunud Elav raamatukogu kõigis Tartu linna raamatukogu harukogudes. Meie ees on üks elav raamat, kes 2 korda on elavas raamatukogus oma elu ja ametit tutvustanud. Palun tutvustada ennast ka praegu. Olen Annika Lall ja enne kui pensionile jäin, töötasin aastaid korrakaitsesüsteemis, et olen üle 30 aasta töötanud politseis ja hariduselt jurist. Kas noori paelub see elav raamat ja see, mis selle raamatu lehekülgede vahel nii-öelda pudeneb? Ma julgen arvata, et nende jaoks on võib-olla oluline või selline uus teadmine, et olles küll hariduselt jurist, ei ole minu töövaldkond olnud kuiv paragraafide ja paberite lappamine. Et ka juuraharidusega võib töötada, näiteks mina olen kriminalistina töötanud ja see on tunduvalt põnevam, kui lihtsalt koodeksit lahata. No kriminalistide elu on tänu telesarjadele ilmselt noortele ka atraktiivsemaks muutunud. Kindlasti jah, aga seal nüüd kõike päris kuldse tõena ka ei saa võtta, et reaalses elus käivad paljud asjad teistmoodi, protsessid on pikemad, aga kinolinal ta peabki olema niimoodi haarav ja paelub. Mis on nende elavate raamatute juures sellist paeluvat ja head, et see kutsub neid ikka jälle uuesti siia tegema? Kontakt noortega ja kindlasti on noortel ka huvitav kuulata selle siis antud juhul kriminalisti töö köögi poolt ja võib-olla, et koheselt selle vestluse käigus nad ei adu või ei suuda esitada küsimusi, mis neid ennast nagu väga huvitavad, aga tagasiside selles mõttes, et sealt on võimalik välja lugeda, et neil on nagu heas mõttes läinud lambike põlema ja nad on jõudnud arusaamisele, et kriminalistika on selline interdistsiplinaarne valdkond, et kuna Tamme gümnaasium on olnud see põhikontingent, kes siin nagu osalenud on sellel üritusel, siis nende see bioloogia kallak ja humanitaarkallak sobib väga hästi ka tulevaseks, ütleme siis antud valdkonna
elukutse valiku tegemisel. Loodetavasti on elav raamat ise ka lahkunud positiivsete emotsioonidega. Jaa, sest meil on noortega siin selliseid mõnusaid diskussioone tekkinud ja tänane digimaailm on minul päris huvitav on nendega neid asju arutada, sest et noored on selles valdkonnas rohkem kodus kui ütleme mina. Mina olen natuke ajale jalgu jäänud.